Eesti võitlejad on Kaitseväe õppuse siiltarbeks formeerunud ning varustuse kätte saanud. Siit järgmine etapp on sõduri oskuste meelde tuletamine või uute asjade omandamine. Näiteks asusid 2. jalaväebrigaadi reservistid tutvuma Türgi käest hangitud ja brigaadi käsutusse antud soomukitega Arma ning NMS, mis on kohandatud vastavalt Eesti tingimustele ja varustatud 12,7 mm kuulipildujaga. Säärased masinad võimaldavad 2. jalaväebrigaadil sooritada erinevaid manöövreid ning liikuda ringi terve pataljoni suuruse üksusega. Kes mäletab oma teenistusajast külmasid TAFi veokite kaste, siis nüüd pakuvad Arma soomukid sõduritele sooja ja teisalt ka suuremat kaitset. Esimese jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni ning diviisi suurtükiväe pataljoni tulepatarei reservväelased kogunesid siilipuhuks tavapärasest erinevalt. Kui muidu on nende rahuaegne formeerimispunkt Tapa linnakus, siis praegu tuldi kokku hajutatud asukohtades. See on just mõttega, et sõjaolukorras ei pruugi saada üksust kodubaasis komplekteerida. Osadele lahingus jalaväe ja soomusüksusi kaugtulega toetavatele reservistidele on vajalik õpetada liikur suurtükk K9 Kõuga opereerimist, sest nende kogemus piirdub vanemate Kaitseväe haubitsate kasutamisega, mida saadeti Ukraina vabadusvõitlejatele orkide tõrjumiseks. Kuigi ümberõpe viidi läbi juba enne siili algust, peavad reservistid uued teadmised kandma taktikalistesse harjutustesse maastikul.